Tere! Täna vaatame natukene kätetehnikat flamenco tantsus. Kui mitte olla flamencoga kokku puutunud väga sügavalt, siis vaadates flamenco videosid võib tunduda, et nende tantsijate käed lihtsalt niimoodi voolavad. Aga tegelikkuses selle voolamise taga on väga täpne tehnika ja aastaid harjutamist. Et täna vaatamegi natuke, milles flamenco tantsu kätetehnika koosneb. Et alustuseks seisa jalad koos, paneme keha asende kõigepealt paika. Keha raskussäti veidikese ette, nii et mõtle, et sa seisad pigem veidi päka peal, mitte ei vaju kandadele ära. Siruta ennast võimalikult pikaks ja nüüd käed aseta siia ette, nii et sul kaenlaalused on lahti ja küünarnukid on keeratud üles. Ja me alustame randmete ja sõrmede tööst. Paneme kõigepealt oma käed lihtsalt rusikasse, murrame randmed välja, nii palju kui saab. Nüüd jälgid ükskõik, mida sa teed, sinu küünarnukid ei tohi liikuda üles alla. Ühesõnaga sellist liigutust me ei tee, vaid meie küünarnukid püsivad siin üleval kogu aeg. Ja alustan lihtsalt, murran randme sisse, murran ta alla, välja ja keeran algasendisse tagasi. Teen nagu täisringi, ja? Sisse, alla, välja ja algasendisse. Painutan rannet nii palju kui vähegi võimalik, ja? Jõuga teen seda ringi. Ja nüüd teen need ringid sujuvalt, nii et üks ring läheb teiseks üle, kuskil ei ole ühtegi pausi. Rahulikult töötan. Küünarnukid on hoitud ja venitan. Jälgin, et mul küünarnuk alla ei vaju ühelgi hetkel. Ja selle nimi on sissepidine ring. Ja nüüd siia juurde tulevad sõrmed. Sirutame oma sõrmed ette välja. Ja nüüd mõtle, et sa hakkad liikuma alustades väikesest sõrmest siit, ja? Et kõik sõrmed rullivad ükshaaval siia peopesasse kokku, samal ajal painutan randme sisse. Nüüd pööran randme ja kui ma hakkan randmega jõudma välja, siis jällegi väikese sõrme järel kõik sõrmed ükshaaval sirgeks ja käsi algasendisse tagasi. Ja uuesti. Väikese sõrme järel rullin, pööran ja väikese sõrme järel lahti. Ja korra veel. Ja väikese sõrme järel kokku. Pööran ja lahti. Ja uuesti. Rullin kokku, pööran ja lahti. Ja nüüd proovin seda teha järjest, võimalikult sujuvalt. Jälgin, et mul sõrmed püsivad nii kaua sirged kui võimalik, et ma mitte siit kohe ei kõverda oma sõrme, vaid ma mõtlen, et ma sirutan nagu need sõrmed nii palju välja kui vähegi võimalik ja viimasel hetkel siin peopesas nad alles rullivad ennast kõveraks. Ja siis nii ruttu kui saan jälle uuesti sirutan. Sama veel. Pöörame sõrmi, painutame rannet ja mõtled, et iga liigutus on kindlal ajal, et esimene liigutus on väike sõrm hakkab liikuma ja samal ajal ranne paindub, aga veel ei pööra. Ja et me ei tee kõike korraga, me ei tee nii. Vaid meil on sõrmed pluss randme painutus ja nüüd me pöörame ja siis viimane faas on sõrmed sirgeks ja ranne sirgeks ja algasend. Jälle sõrmed pluss ranne. Pöörame ja rullime sõrmed välja. Ja 1 ja 2. Lõdvestan ära. Nüüd proovin teha seda sama liigutust pea kohal. Ma keeran nüüd teile selja, siis teil on parem jälgida. Panen käed pea kohale nii, et mul õlad on all. Küünarnukid on keeratud kergelt suunaga taha ja käelabad on oluliselt eespool kui küünarnukid. Mitte mul käed ei ole siin pea kohal, vaid kui me seisame täiesti otse. Mõelge, et te seisate otse, teie lõug on normaal asendis, ei ole surutud rinnal, ei ole tõstetud üles, vaid on niimoodi rahulikult siin keskel. Ja kui sa nüüd tõstad silmad, nii et sa ei tõsta lõuga, ainult pilgu tõstad, siis sa peaksid nägema oma keskmiseid sõrmi. Siis on su käed õiges kohas. Ja sirutan sõrmed välja ja alustades väikesest sõrmest rullin kõik sõrmed kokku, painutan randme, pööran ja rullin sõrmed lahti. Ja uuesti. Sõrmed kokku. Ja lahti. Ja veel. Rullin 1 ja 2. Õlad on all. 1 ja 2. Ja proovin teha natukene kiiremini seda sama. Jälgin kogu aeg, et küünarnukid püsivad paigal. Õlad püsivad all. Ja pööran järjest. Ja lõdvestan käed ära. See on sissepidine ring. Nüüd teine on täpselt vastupidi. Panen jälle käed rusikasse, aga nüüd siis niimoodi, et minu käe selg vaatab enda poole ja peopesa vaatab siis välja, ja? Ja murran kõigepealt rusika välja, siis alla, siis sisse ja algasendisse tagasi.
jälle välja, alla, sisse ja algasendisse ja teen sujuvad ringid täpselt siis vastassuunas kui need, mis me enne tegime. Ja? Nii et alustad väljast ja pöörad sisse. Ja iga kord painutad rannet nii palju, kui sa vähegi saad. Ja siis paned siia juurde ka jälle sõrmed. Peopesad vaatavad välja, sirutan sõrmed välja ja jälle alustades väikesest sõrmest, rullin kõik sõrmed kokku, painutan randme välja. Ja nüüd on ainuke vahe on see, et siin ma lasen kõik sõrmed korraga sirgeks. Selle sissepidise ringiga me läksime ükshaaval väikese sõrme järel, väljapidise ringiga sõrmed lähevad sirgeks kõik koos. Ja algased. Rullin, pööran ja sirutan sõrmed. Ja ühendan ühe ringi teisega ära. Hästi sujuvalt töötavad ranne ja sõrmed üheaegselt kogu aeg. Venitan ja pööran. Ja venitan sõrmi. Ja pööran. Ja venitan ja jälgin ikka, et küünarnukke ei loksu üles alla. Ja venitan ja pööran. Lõdvestame ära. Proovime seda sama pea kohal. Siin olime. Jällegi need käelabad eespool kui küünarnukid ja läksime. Väikese sõrme järel ja rullin sõrmed sirgeks. Väikese sõrme järel painutan randme, pööran, rullin sõrmed sirgeks. Ja veel. Venitan, pööran ja sirgeks. Ja venitan, pööran, sirgeks. Ja venitan, pööran, sirgeks. Lõdvestame ära. Ja nüüd teeme ühe ringi ühtepidi ja teise ringi teistpidi. Alustame kohe koos sõrmedega. Peopesad sees ja läksime. Väikese sõrme järel pööran sisse ja sirutan peopesad väljapidise ringi algasendisse. Ja väikese sõrme järel pööran teistpidi ja sirutan. Ehk siis üks ring ühes suunas, alustades sisse ja teine ring teistpidi, alustades väljast. Ja kogu aeg töötame kõik sõrmed eraldi, randmed painduvad maksimaalselt, küünarnukid ei liigu. Ja venitan teistpidi. Ja proovin natuke kiiremini. Ja üks, ja üks, ja üks, ja üks, ja üks, ja üks. Lõdvestan ära, pea kohal sama. Käed paika ja läksime. Sisse ja sirutus. Välja ja sirutan. Ja sisse. Sirutan, välja, sirutan. Sisse, sirutan, välja, sirutan. Natuke kiiremini. Üks ja üks, ja üks, ja üks, ja üks, ja üks. Ja need käed töötavad siis vastavalt nii, kuidas on vaja. Kas järjest sissepidiste ringidega, eks? Või järjest väljapidiste ringidega. Või vaheldumisi sisse-välja. Või näiteks 2 sisse ja 1 välja. Või sisse, välja, sisse, sisse, et kõik võimalikud kombinatsioonid. Ja kui nüüd need randmed ja sõrmed on meil saanud tööle, see päris kohe tavaliselt ei tule välja, see nõuab natuke harjutamist, et need käed näeksid välja nii, nagu nad flamencos välja nägema peavad. Siis pannakse see randmete töö kokku käsivartega. Et korraks proovime. Toome lihtsalt parema käe eest alla ja siis viime ta küljelt üles. Ja eest alla liigud nii, et sõrme ots on esimene, mis hakkab liikuma, nii et küünarnukk vaatab kogu aeg suunad üles. Ja üles liigud nii, et mõtled, et küünarnukk on see esimene, mis läheb. Ühesõnaga sõrme ots vaatab nii kaua põrandale, kui saab. Mitte ei keera kätt nii pidi, vaid küünarnukk veab nii kaua kui võimalik ja jõuad üles välja. Ja nüüd samal ajal, kui me tuleme eest alla, teeme sissepidise ringi. See oli see, mis algas meil siit väikesest sõrmest sisse. Liigun eest alla, teen sissepidise ringi. Ja koha peal teen ühe väljapidise ringi. Nüüd liigun küljelt üles, teen ühe sissepidise ringi ja üleval koha peal teen ühe väljapidise ringi. Ja liigun eest alla, teen ühe sissepidise ringi ja teen ühe väljapidise ringi. Ja teen ühe sissepidise ringi, jälgin, et käsi, vars ja ranne liiguvad üheaegselt sujuvalt kogu aeg ja välja. Proovime sama teha teise käega. Liigun eest alla, teen ühe sissepidise ringi. Teen koha peal ühe väljapidise ringi. Teen ühe sissepidise ringi, liigun üles ja teen ühe väljapidise. Ja sissepidise ja väljapidise. Ja sissepidise
ja väljapidises. Lõdvestan ära. Ma olen nüüd teile nagu peegelpilt ja proovime 2 kätt koos. Tuleme kõik parema käega eest alla. Mina teen siis vasakuga, nii et ma olen teile täpselt nagu peegel. Ja teie alustate paremaga. Parem käsi liigub alla ja mõlemad käed teevad sissepidise ringi. Ja 1. Nüüd koha peal mõlemad käed teevad väljapidise ringi. 2. Nüüd parem käsi liigub küljelt üles, samal ajal vasak liigub eest alla ja mõlemad teevad sissepidise ringi. 1. Ja mõlemad koha peal väljapidise ringi. 2. Ja jälle vahetame käed ära sissepidise ringiga. 1. Ja väljapidine ring. 2. Ja sissepidine. 1. Ja väljapidine. 2. Ja jälle sisse. Käsivarred liiguvad sujuvalt. Ja välja. Ja sisse. Ja välja. Ja sisse. Ja välja. Lõdvestame. Täna me rohkem kätega ei tegele, aga lihtsalt teadmiseks, et kõik, mis te flamenco tantsus näete, põhimõtteliselt kooslebki nendest elementidest. Näiteks ma tulen välja, välja, sisse, sisse, välja, sisse, sisse, välja, sisse, sisse, välja, sisse, välja, välja, sisse, välja, sisse, välja. Et kõik need liigutused on tegelikult paika pandud, selgeks harjutatud. Seal on küll improviseerimisvõimalus, aga selleks, et improviseerida, peab sinu keha olema häälestatud nagu muusikainstrument. Et kõigepealt sa teed tunde ja tunde ja tunde ainult neid ringe sissepidi, siis samamoodi ainult neid ringe väljapidi, siis paned ühe käega kokku 1 ring alla, teine üles ja siis lõpuks on sul käes see vabadus, et sa saad enda kätega tõesti tantsida. Tänaseks kõik, aitäh!